Tere! Tervist! Ma mõtlen, et hakkame sedasi pihta, et vaatame, mis asi on sõltuvus, täpsemalt siis alkoholisõltuvus. No mina vaatan enda mätta otsast, töötan haiglas, siis vaataks kliinilisi tunnuseid, et me ei ajaks segi igasugust joomist, purjusolekut või liigjoomist sellega, mis on sõltuvus. Ja siis vaatame juba edasi. Et need tunnused iseenesest on juba aastakümneid, tegelikult vaata, et sadakond aastat suhteliselt sarnaselt olnud kliinilistes süsteemides. Nüüd järgmine aasta see meil siin Euroopas ja ka Eestis jälle muutub veidi, aga need samad põhitunnused lihtsalt lammutatakse veel 13 või paariteistkümneks, 11 tunnuseks vist selles versioonis. Ja esimene ja kõige tuntum võib-olla neist on tugev tung või sundmõte tarvitada alkoholi. No, tung on väga selline tugev sõna, mis siis tavaliselt kasutatakse kas siis nälja, janu, sugutungi kohta. Ma ei tea, kuidas filosoofid tungi vaatavad, on nagu... Viimasel ajal see ei tule nagu tuttav ette, aga pigem ikka siis himu või väga tugev soov. Aga ilmselt mõeldakse seda sama. Ja tihtipeale ongi, et aetakse see segi sellega, et tahaks juua, järelikult mul on juba tung. Nüüd tungi puhul me peaks mõtlema pigem niipidi, et see on see, mida inimene ei saa enam ise juhtida. See soov on nii tugev või siis sundmõte. Võib isegi vaadata peaaegu, et sundkäitumist. Et vaatamata inimese soovidest, mõtetest, plaanidest vallandub ikkagi joomine. Ja see peaks olema piisav eristus siis teist tüüpi joomisest, et kus inimene plaanib ennast täis juua lihtsalt näiteks või võtta siis naps või 2. Muidugi, kui pidevalt juua, siis ei pruugi tungi väga tunda. Et kui igapäevaselt näiteks peale tööd või siis mingil kindlal ajal, mingis kontekstis juua piisav kogus, siis see tung ei pruugi ennast üldse näidata. See võib juhtuda siis, kui ta mingil põhjusel ei saa seda teha. Kui joomine muutub võimatuks. Siis saame teada, kas on tungi või ei ole. Tihti juhtub see haiglasse sattunud inimestega, kes satuvad hoopis mingi muu hädaga, mitte alkoholi pärast, näiteks siseosakonda. Ja muutuvad seal üsna ruttu rahutuks, teadmata, et nad tegelikult tahaksid alkoholi juua. Aga kui nad selle kätte saavad, siis muidugi on asi selge. Teine tunnus on siis võimetus kontrollida joomise ajal käitumist, selle kestust, aine hulka. Hästi arusaadav tunnus iseenesest, et hakkad jooma, juues hakkad tegema asju, mida muidu ei teeks, mis muidu on käitumiskontrolli all. Aeg läheb lennates ja juuakse rohkem, kui plaanis on või algselt plaanis oli. Selle neuroloogiline mehhanism on siis see, et kuna alkohol on lõõgasti, närvisüsteemi jaoks on ta siis pidurdi, ta pidurdab närviimpulssi liikumist, siis ta lõõgastab, seetõttu aktiivsust läheb maha, lõõgastab nii lihaseid kui ka kontrollimehhanisme. See tähendab, et kui ma ennem kontrollisin oma käitumist, siis piisava lõõgasti sissevõtmisel ka see leeveneb ja ma saan teha asju, mida ma muidu ei tee.
on mõnda küsimust esimese 2? Mul on. Ja ma tahtsingi kõigepealt küsida, et kas ma sekkun jooksvalt või ma võin ka mitte sekkuda? Sa võid istuvalt ka. No filosoofias on ju üks vana klassikaline probleem, mis siin kohe esile tuleb. See on vaba tahte olemasolu või puudumise küsimus. Ja vaba tahet iseenesest on juba raske määratleda, mis ta täpselt on ja mis ta ei ole. Aga sageli määratletakse seda kui teatava kontrolli omamisena oma tegevusele. Ja kuidas sina, kui ma küsin nüüd niimoodi, et see sinu nõustatav alkohoolik, et kas sa ütleks, et kusagil, kui tal on see tung, kas või kus ja mis mõttes avaldub selle inimese vaba tahe siin enam alkoholi suhtes või seda üldse pole? No võib-olla pigem see vaba tahe isegi otse ei ole tegutsemise suhtes, vaid otsuste suhtes. Mulle tundub nii. No rangelt võttes, kui need, kes vaba tahte olemasolu eitavad filosoofilises mõttes või ka siis neuroteaduslikus mõttes väidavad, et ka otsuste tegemisel me ei ole vabad. Käitumisest rääkimata. Jah, aga see puudutab siis nii alkohoolikuid kui teisi inimesi. Igasugust otsustamist. Aga ma mõtlen antud juhul, et kas sa näed seal, kus siis võtame konkreetsemalt, et kui on see tung ja see tung on tugev, kas see on tõesti nii tugev, et seda ei saa üldse kuidagi viisi pidurdada, see inimene ise? Ja, kas ta saab võtta vastu otsuse ja kas ta suudab, otsuse sa võid vastu võtta, aga kas ma suudan homme juua vähem või mitte juua üldse või on see üldse ma ei ole selle valdkonnaga nii lähedalt tuttav, seetõttu ma küsin ka hästi lihtsaid küsimusi. Ja ma püüan siis hästi keerukalt vastata ja tegu on tungi puhul, nagu paljude teiste selliste tunnuste puhul, on tegu pideva tunnusega, ei ole niimoodi, et on 100% on ja täiesti null, eks, et üldse ei ole. Et on pigem pidev tunnus. Mis nüüd iseloomustab sõltuvuste puhul, seda oletame, et see vaba tahe on olemas, et on võimalik otsustada midagi enda käitumise suhtes, siis mida teeb tung sõltlasega on see, et ta hakkab kõigutama seda vabat tahet. See ei pruugi olla kogu aeg, aga ta võib kõikuda äärmusest äärmusesse. Just, et see nüüd eristab küll sõltlast teisest inimesest. Mõni võib muidugi teha seda täiesti kaine peaga ja täiesti sihilikult ka. Aga sõltlasel võib kaduda võimalus selliseid lubadusi täita. Ja seetõttu, kui nad ravile tulevad, me koostööd alustame, siis me ei pressi neilt selliseid lubadusi üldse välja. Sest iga sõltlane enda oma kogemusest teab, et see, mis ta praegu ütleb või millest ta hetkel on täiesti kindel, ei pruugi olla õhtul nii või ülehomme nii või 2 kuu pärast nii. Et üks pikemaajalisi ravi eesmärke ongi selle enesekindluse tagasisaamine. Selle illusiooni tagasisaamine, et mul on vaba tahe ja ma kasutan seda. Ma tahtsingi just sinna jõuda selle sama illusiooni juurde, et kui, kas see illusiooni olemasolu mängib mingit rolli sinu töös ka selles, et kuidas sina ise nõustad. Ma pean silmas seda, et kui me hakkame võtma tõsiselt seisukohta, et vaba tahe tegelikult ka üleüldiselt puudub inimesel, mis on populaarne seisukoht, mis ei tähenda, et see peaks õige olema. Aga et kui me kujutame ette 2 psühholoogi, kellest üks usub vaba tahte olemasolusse ja teine ei usu. Kas see avaldub kuidagi selles, kuidas nad oma nõustatavat kohtlevad
või avaldub kuidagi nende mõtteviisis selle kohta, mis üldse toimub alkohooliku peas? Või see lihtsalt ei puutu praktikas asjasse või on lihtsalt mingisugune filosoofiline jura? Tegelikult puutub ikka väga asjasse ja see, mida me usume või mida arvame sellest häirest, mis meil patsiendil on, määratleb ju selle, mis võimalused meil on sellega midagi ette võtta. Et kui ma usun, et tegu on saatusliku parandamatu haigusega, no siis ei ole mul mingisugust mõtet üldse ravist ja teraapiast rääkida, eks. Väga palju määrab ja kindlasti määrab see ka need valikud, mida siis antud juhul siis psühholoog üldse ette võtab, et mis meetodid kasutab ja tihtipeale see väljendub ka nende õppes siis. Ma nüüd neid väga radikaalseid psühholooge ei tea, kes oleks nagu praktikud kliinilises kontekstis, kes oleks nagu nii kategoorilised behavioristid, et nad üldse nagu vabad tahet ka imaginaarselt või kujundina ei kasutaks. Seda võib ju kasutada või võtta ka kasuliku fiktsioonina. Ja uskumustest ja veendumustest me räägivad ka nemad. Et me võime võtta et mitte vaba tahe, aga näed uskumused, veendumused, sul on edetabel uskumustest või veendumustest, mis määratleb sinu käitumist ja nüüd selle edetabeli eesotsas top 10, eks ju, 6 tükki on juba alkoholiga seotud. Näiteks, mis puudutab ärevuse maandamist või lõbutsemist, siis on selge see, et tõenäosuslikult need üsna tihti lülituvad sisse. Kui me nüüd muudame seda järjekorda, siis me saame vähendada neid olukordi, kus lülitub sisse veendumus või uskumus, mis määratleb joomist. Tegelikult saab. Hüva. Ma ei tea, aga sul on veel neid tunnuseid siin? Mis mul igasugu asja on, jah. Joomise lõpetamisel või vähendamisel tekib võõrutusseisund. See on siis rahvakeeli pohmell, jah. Või siis juuakse selle ärahoidmiseks või leevendamiseks alkoholi peale ehk peaparandus. Võõrutusseisund on füsioloogiliselt päris hästi mõõdetav ja märgatav. Ja see, kui laupäeva öösel kennis peol käia, öö otsa juua ja siis poole lõuna pealt ärgata ja on halb olla, see ei ole võõrutusseisund. See on mürgistus, kurnatus, seal ei ole midagi tegu võõrutusega. Võõrutusseisund on siis selline seisund, mis tekib närvi süsteemis, kui inimene on pikka aega kasutanud siis lõõgastit regulaarselt, suurtes kogustes ja mingil hetkel ta kas jäetakse sellest ilma või otsustab ise, et ta lõpetab joomise. Kasutades lõõgastit, meie närvisüsteem reageerib sellega, et ta paneb tööle ergastavad süsteemid ehk aktiviseerimised. Ja nüüd, kui närvisüsteemil on õigustatud ootus saada väljaspoolt lõõgastit ja ta ongi toiminud niimoodi, et ta saab seda kogu aeg või piisava sagedusega ja intensiivselt kätte, siis ta ise ei suuda seda genereerida. Ja kui nüüd võtta väljaspoolt see lõõgasti ära, tekib ülierutus, higistamine, värinad, krambid, terve hunnik veel selliseid toredaid asju, mis ei teki ühekordsel või ka mis mittesõltlasel ikkagi ei teki. Et spetsiifiline seisund, sest ka sõltlasel on sõltlasel on mürgistus, kui ta üle doseerib. Aga tal on lisaks veel võõrutusseisund. Mida siis teistel ei ole? Üks küsimus selle kirjelduse peale, et tekkis selline mõte ja küsimus, et kas tsükkel on, et öeldakse, et satub tsüklisse, et kas on nagu rahvakeelne
nimetus või see võib ka olla meditsiiniline termin? Joomasööst, jah, kasutatakse tsükkel ikka seal omavahel samamoodi. Et ei ole väga vahet, kõik saavad aru, ma arvan. Nii haiglas kui väljaspool seda. Ja jah, peale siis seda nii-öelda tsüklit tõesti sõltlasel tekivad võõrutusnähud. Aga siis selline küsimus, et kui sõltlane teab, et pärast tsüklit või mingis mõttes on teadlik oma tsüklis viibimisest, mingisest nagu teadvustatus seisundist peaks olema, et kas siis vaba tahe kui selline maagiline asi on see, mis nagu tegelikult on aktuaalne, et lükkab edasi seda võõrutust, et kas tegelikult, kui ma kujutan ette, et mul on tung, ma joon, ma ei suuda ennast kontrollida, aga kas alateadlikult ikkagi sõltlastelt kehtib ka see, et nad teavad, et see lõpp tuleb, et siis see tuleb väga hull ja sellepärast, et tsükli pikkused ka väga tihti nagu pikenevad või kestavad 2 nädalat, nädal, kuidas kellelgi. No täpselt nii, jah. Siis ikkagi vaba tahe mingis olemuses nagu seal õõtsub, aga väga siuksel destruktiivsel moel. Tont seda teab, kas see on vaba tahe, et kui ma Tallinnas hilja peale jään ja tuleb seal 6 noormeest nahktagides ja teevad mulle ettepaneku vabaneda oma rahakotist, siis ma võin ju vabatahtlikult selle anda, aga see tsüklis oleva sõltlase vaba tahe on sarnane, et häda on nii suur. Hommikul ärgates, tal on mitme päeva joomisest või mitme nädala joomisest meeletu mürgistus, kurnatus, erutustase on väga kõrge, samas ta tunneb, kuidas joove väheneb ja teab, et sellega läheb võõrutusseisund aina hullemaks. Ta on lõksus ja loomulikult ta püüab manageerida nii palju, kui tema võimalused, oskused on, et kuidas tulla välja. Ja tihti jah, see tsükli lõpp, kui inimene ise püüab sealt välja tulla, ongi see, et ta püüab timmida, et ta joob ainult nii palju peale, et võõrutusseisundit kuidagi tasalülitada ja siis niimoodi järk-järgult päevade kaupa välja tulla. Osadel see õnnestub ka. Nii. Võõrutusseisund, jah, kuidas rängad võõrutusseisundid edasi lähevad, kui neid ei manageerita, on jah, värin suureneb, higistamine suureneb, teadvused võib hakata hägunema, krambid ja deliirium. Deliirium on segasusseisund, põhimõtteliselt võiks öelda, et inimese sisemised ja välimised impulsid nagu lähevad segi või inimene ei erista enam. Iseenda nagu sellest halvast seisundist genereeritud õudukaid ja seda, mis väljaspool toimub. Ja siis ta hakkab väljaspool nägema igasugu asju, mida seal teised inimesed ei näe. Kas see võõrutusseisund, kui sõltlane ei saa alkoholi ja ei leevenda oma seisundi, kas see võõrutusseisund iseenesest võib tappa, sest on selline müüt või tõde, kui alkohol katkestab ootamatult, siis lõpuks surub. Ja põhimõtteliselt küll, aga nagu ma ütlen, ka see on pidev tunnus, et on inimesed, kellel see võõrutusseisund on väga väike, möödub ruttu, nagu alkoholijoovegi ja möödub ise. Ja samas on seisundid, kus see võib lõppeda siis surmaga. Ja sellepärast me hindamegi nüüd just nimelt nagu väga suure ütleme siis joomasööstu järel või ka pidev joomise järel inimeste võõrutusseisundid mitmel korral päevas isegi, kui nad statsionaalsele ravile tulevad või satuvad kuskile muusse osakonda. Et nad saaksid ütleme adekvaatset abi, kui tuleb kriis. Mind huvitab see külg asja juures, millest ei ole veel üldse juttu olnud. Et see, kui mõnus on joove. Et me tükk aega siin räägime, kui paha on sellel alkohoolikul ja milliseid seisundeid ta peab läbi elama ja võib peaaegu hinge heita, kui ruttu abi ei saa.
aga et muide see üks artikkel, mida ma lugesin, mida sa soovitasid mulle, eile õhtul lugesin seda, seal oli just mainitud seda, et kuidas just seda alkoholijoobe mõnususe aspekti ja et see on oluline ja et seda ei tohi alahinnata. Ja ma pean nüüd siin silmas seda, et kui kas sa võiksid rääkida natuke ka sellest mõnu ja valu kategooriates, et kuidas see dünaamika käib, nagu kui sinust on juba saanud alkohoolik, sest meie siin, eks ole, võime siin tipsutada või siin ja kui me ei ole alkohoolikud ja siis me ikkagi teeme seda, ikkagi mõnus on. See loob ikkagi väga toredaid situatsioone, ühendab inimesi, laseb keelepaelad valla, selle juures on nii palju positiivset, mida oleks silmakirjalik maha salata. Aga kuidas alkohoolikul nagu selles plaanis, kuidas tal nende mõnudega on? No jah, siis me peaksime rääkima staadiumitest, aga me vist täna ei hakka nii kaugele minema. Loomulikult alkohoolikuks saada tänu sellele, et tal on toime lõõgastav, vabastav, valuvaigistav, väga hästi, ta ei peta sind kunagi, iga kord, kui sisse võtad, toimib ta. Ma ütleks, et ka ego suurendav ja selline. Ja seda küll, jah, julgus, kellel mida ta vabastab, eks ju, et kui osadel jälle vastupidi, eks ju, ongi rahustav mõju ainult, kes on väga ärevad näiteks, neil võib olla see mõju puhtalt rahustav. Et kui rääkida nüüd mõnust, siis jah, alkoholismi 3. staadiumis ei pruugi enam seda mõnu väga olla. Nii kahju. Jah. No võib-olla olete ise ka kohanud mõnda inimest, kes on pahur, kogu aeg pahur, aga kogu aeg täis. Ja ta ei lähe enam rõõmsaks, seda helgust enam ei tule. Isegi kui ta Lori laule laulab, siis see on kisutud selline. Kuidagi vana plaat käib veel, aga läbi valu. Ja tihti ei kujune sõltuvus välja mitte selle mõnu pärast, vaid häda pärast. Just nimelt mingi valud, ärevus, suutmatus mingite eluliste situatsioonidega toime tulla, lähedaste kaotus, alandus. Et kuigi hea, need nii mõnedki alkohoolikud, kes on siis 2-3 aastat terved olnud, nii terved kui saab, sest et alguses, kui ikka karjääri on 30 aastat korralikult alkoholismi, siis esimesed kained aastad kulub seal 60+ meestel arstide vahet käimisele. Sest et siis putitatakse neid asju, mis seal alles on veel ülesse. Ja siis selgub, et mingisugused muutused on pöördumatud ja ei taastugi. Ja siis on küll nad öelnud niimoodi, et olgu siis pealegi, et ma nüüd lonkan küll elu lõpuni, aga võrreldes põiepõletikuga oli see ikkagi lõbus. Et võrreldes mingi teise kroonilise haigusega, mis sulle ainult häda annab, et oli ka helgeid hetki, mis hetki, 30 aastat helget aega, enne kui asi jamaks läks. Ja tihti peale ongi see, mis pärast me ei märka endal sõltuvuse väljakujunemist on, et kõik toimib. Kõik toimib. Ma taastun ära, ma saan hakkama. Miks ma peaksin lõpetama? Ja ega ravi ei seisnegi alati joomise lõpetamises. See on üks väär arusaam, et põhiline oleks mitte juua. Kui ma suitsetan ja nüüd, ma ei tea, 10 aasta pärast tervisekontrollis avastatakse, et mul on vähk. Ja siis arst mulle seda ütleb ja siis ma tõusen püsti ja ütlen, okei, ma jätan siis suitsetamise maha.
no arst ütleb, kuule, oota, seda kõrivähki, seda saab ravida praegu, eks. Ei no ma jätan suitsetamise maha, noh, ma sain aru. Alkoholiga on sama lugu, et joomisega ei piisa joomise mahajätmisest, vaid sõltuvus tuleks ravida. Vastasel juhul inimene istub pommi otsas, aga ta ei näe lihtsalt, kui kaugel süütenöör on. Et see esmane efekt tundub jumal äge, ma ju 2 kuud ei joo. Kõik möödas. No paraku sõltuvus ei ole nii labane, et temast nõnda lahti saab. Ja, ja see otsustamine ka, et ma otsustan mitte juua enam. See on ka veidi vähem. Okei, aga võtame vist... Ma arvan, sul on vähemalt 25 slaidi veel. Ei, no võtame need tunnused ära. Et siis saab vabamalt ju. Et tolerantsuse ehk taluvuse teke, see tähendab, et sama efekti saamiseks on jooki rohkem vaja või siis tihedamini. Et seda võib igaüks enda juures ka märgata, kes ikka joomist harrastab. Kas need kogused, kui ma purju jäämiseks vajalik kogus, kas see on tõusnud või mitte. See iseenesest, et kui ta on tõusnud, ei tähenda kohe ohtu, aga ta on üks neist tunnustest, kuidas närvisüsteem on juba kohanenud selle minu käitumisega, et ma talle seda jooki peale annan piisavalt. Ja siis tuleb juba vaba ja teiste võimaluste ja huvide progresseeruv taandumine joomise ees. Et see aja hulk, mis kulub siis alkoholi hankimisele, selle tarvitamisele, pärast toibumisele, taastumisele, see muudkui suureneb. Elu hakkab käima rohkem ja rohkem seal pudelisuu ümber. Ja viimane tunnus on tarvitamise jätkamine, vaatamata sellele, et on mingisugused sotsiaalsed ja tervisekahjud. Siin vist ka nagu väga keeruline ei ole aru saada, mis see tähendab. Et need on need, ja see on ainult üks vaade, see on nüüd see, mida haiglates, kuidas me määratleme sõltuvust ja ütleme, et kui seal 3 tunnust on olemas viimase aasta jooksul, siis diagnoositakse sõltuvus ära. Tihtipealt diagnoositakse ka siis, kui seda 3 tunnust ei ole. Huvitaval kombel. Aga kui korralikult vaadata, siis peaks ikkagi need olema. Ja miks neid kõiki ei ole vaja? See sama. Kui ma iga õhtu joon näiteks, ma ei tea, klaasi konjakit, siis aastate jooksul see klaas võib-olla natukene suureneb, võib-olla ma mõtisklen kauem selle juures, aga ma ei tunne mingit tungi. Kui on võimalik iga õhtu seda teha, siis see on lihtsalt mu elurutiini osa. Ma ei tee midagi ekstra selleks, et saada alkoholi. Ja loomulikult, kui keegi siis haiglas küsib mult, mingi küsimustik, ka tungi kohta küsitakse, siis selgub, et mul see puudub. Lisaks. Ja. Need on sellised punktid, et vist eeldavad nagu patsiendi ausust, et saaks seda määratada. Mina on juba nii kaugele jõudma, et minutit ausalt tahtma ka hästi. Seda nõuavad pigem lähedased, et kõik ausalt ära räägitaks. Aga lõppude lõpult peab ju temalt peab see info või siis lähedased ütlevad teile, kui palju ta reaalselt joob ja või tihti. Just. Lähedased teevad rohkem ja see, nüüd kui me jõuame kaassõltuvuseni, siis seda vaatamegi. Tegelikult ei ole meil selle aususega suurt midagi teha. Kuidas öelda? See aususe nõue just teiste poolt. See on täpselt, isegi haigla ukse pealt veel hüüavad peale ja vaata, et see kõik ausalt ära räägid. See on ikkagi suhteliselt palju lähedaste abi tarvis. Ei. Selles mõttes, et lähedased võivad ise abi vajada küll, kui nad on kaua alkoholikuga koos olnud.
ja kui õnnestub koostöö lähedastega, on see väga hea. Ja tihti haiglasse jõuavad tõesti need lähedaste abil. See on tõsi. Kuid näiteks see sama ausus ei ole kindlasti kriteerium, mille järgi me saame koostööd alustada. Või me nõuame seda enne. Piisab sellest, kui inimesel on häda. Mitte see, et ta kõik ausalt ära räägiks. Sõltlane reeglina valetab automaatselt teatud asjade kohta. See on tema ellujäämise viis. See ei ole tema valik ammugi enam. Võib-olla kunagi oli. Põhjus, miks ma küsin, on, et minu sõber näiteks, mulle tundub, et ma ei tea neid kliinilisi termineid, et mis ta täpselt on. Aga ma arvan, et on ikkagi alkohoolik ja siis sattus jamadesse ja siis ta oli sunnitud käima psühholoogi juures ja seal ta lihtsalt valetas, kui palju ta jooksul valetas selle kogu see mingi, ma ei tea, 3-4 korda väiksemaks pärast naerist, et issand, nad ütlesid, et ma olen nagu enam alkohoolik, mis nad nüüd siis ütleks, tuleb päriselt teaks, kui palju ma joon, nagu sinna see jäigi. Just. Ja sinna see jääbki ja sinna jäävad üsna paljud ülemaailmsed teadusuuringud, mis baseeruvad just nimelt neil enesekohastel küsimustikel, mis on suhteliselt absurdsete tulemustega. Et tõesti, kui me alustame oma koostööd sellest, et hakkame tegema ülekuulamist ja nõuame täielikku ausust, siis sellest koostööst ei saa suurt midagi head välja tulla. Tegelikult liivin nagu sinna suunas, et tõenäoliselt selle vestluse käigus, kui sinna jõuame, aga siis mis on lihtsalt praktiliselt näited, kuidas võiks oma lähedast kuidagi nagu aidata, mida lähedasena teha, et see protsess algaks? Jah, selles mõttes on jube öelda sulle, aga seda ühte või 2 või 3 head asja, mida teha, ei ole võimalik öelda. Variatiivsus on natuke liiga suur. Ja üks on küll, et praegu on Eestis võimalik lähedastel pöörduda ise abi saamiseks. Seega mitte panna põhirõhk sinna, et see joodik saada sinna arstikabinetist sisse, vaid helistada ja küsida endale nõustamist. Ja siis saab juba täpselt läbi rääkida ja siis tõenäoliselt 1-2 seansi järel on võimalik juba lähedasel, on natuke teistsugune pilt, mida teha, kuidas aidata. Kui ma praegu siin ütlen ja laiendan seda kõigile, ükstapuha. Individuaalne, jah. See ei ole konveier, kuhu me paneme ühest otsast alkohooliku sisse, teisest otsast tuleb karsklane välja. Aga hea küsimus selles mõttes, et tõesti lähedane kõigepealt ise. Sellest küsimusest koorus minu jaoks välja selline tunnetusteoreetiline probleem või et kust me siis teame või kust me siis üldse hangime tõest informatsiooni selle inimese seisundi kohta, kui tal on kalduvus valetada, vähendada või suurendada ja muul poel moonutada seda, mida ta kogeb ja teab enda kohta. Et kuidas talle üldse ligi pääseda? Ja sa mainisid ka, et lausa see probleem ulatub lausa uuringutesse välja, et see materjal ei ole enam usaldusväärne, sest on enesekohased küsimused ja inimesed lihtsalt ajavad pada. Ei, nad annavad välja sellise pildi, mida nad tahavad endast jätta. Jah. Aga see ei aita neid vist, või see on nagu töötab nende vastu uuringute mingis puhul, mõttes? Ma ei teagi, jah. Selles mõttes, et kuidas me saame adekvaatse pildi? No jah. Jah, okei. Hüva, ma püüan seletada, kuidas meil seda üldse võimalik siis on. Kõige esimene tähtsam asi on leida kontakt selle inimesega, kes on hädas ja tuleb abi saama. Ja see, kui palju ta nüüd valetab esimestel kohtumistel, see ei ole tähtis. Selle kontakti pealt saame me teha esmased mingid plaanid, esimesed sammud, et
see kontrollimatust joomisest saada osalinegi kontroll teatud situatsioonides. Tihtipeale kulub selleks 1 kuu või 2 enne, kui on üldse mõistlik inimest psühhiaatri juurde saata, sest et ta ei kontrolli oma elu nii palju, et seal psühhiaatrilisi ravimeid saaks üldse välja kirjutada, sest ta ei võtaks neid järjepidevalt. Ja meie asi ei ole üldse tõde teada või inimesel pahaks panna, et ta valetab, kui me teame, et selle haigusega see kaasneb. Ja just need samad uskumused ja müüdid ongi väga olulised, et mida me siis üldse saame teha. Et kui ma usuksin niimoodi, et igasuguse koostöö aluseks joodiku ravimisel peab olema täielik ausus, siis ma vist ei saaks ühtegi päeva oma tööd teha. No, teine suhteliselt hästi levinud müüt. Teine selline väga hästi levinud arusaam on see, et ta peab tunnistama, et ta on alkohoolik. Et muidu ei ole mõtet ravile tulla. Ja see on väga suur barjäär tegelikult ravi alustamisel või ravile tulekul. No, esiteks, tihtipeale ravile tulevadki need inimesed, kes kuidagi ei saa oma eluga hakkama. Nad ei suuda oma kohustusi täita. Alustada kohe nagu uue kohustusega abi asemel. Kuidagi ei tee seda olukorda tema jaoks lihtsamaks. Teiseks, tunnistamine. Mida me teeme tunnistustega? Me võiksime kõik oma kabinettide seinad 3-kordselt tunnistustega täita. See ei aita. Tunnistamine kellegi ees, see paneb meid abipakkujaid hoopis võimupositsioonile. Ja nende, kes abi vajavad, nende initsiatiiv võetakse ära. Meie otsustame, meie teeme. Nemad tunnistavad, alluvad, lohisevad järgi. See ei ole viis, kuidas sõltuvusest välja tulla. Ja annavad tõeseid ütlusi. Jah, nad võivad anda tõeseid ütlusi ja lohisevad järgi ja asi ei liigu kuhugi. Ja teiseks, kui mul on jalaseen ja ma lähen arsti juurde ja siis ütlen, et ma tunnistan, et ma olen jalaseen. Saate aru selle olukorra absurdsusest, et inimene ajab segi iseenda ja oma haiguse ehk häda. Ja see on üks hullemaid asju, mida alkohoolikutele ja teistele sõltlastele inkrimineeritakse ja arvatakse, et see on õige. Nii peabki mõtlema. Aga see teeb peaaegu võimatuks inimesel jälle ise midagi ette võtta oma hädaga, sest et ma olengi see. Keegi? Sul on veel siin neid rahvalikke uskumusi, eks? Ei lase veel mõni. Et ma tahtsin öelda, et siin on minu meelest avaldub, eks ole, see asjaolu, et kuidas see ilmselt siis nii selle alkohooliku eneseteadvus kui ka sinu kui tema nõustaja tegevus on ümbritsetud mingitest rahvalikest uskumustest omakorda selle kohta, kuidas peab käituma, kuidas alkohoolik peaks käituma, mida ta ei tohiks teha. Näiteks minule tuli praegu teatava üllatusena see, et see, kui järele mõelda, siis ei ole üldse üllatav, aga et see valetamine on nii tavaline, et nagu, sest see on, kui mõelda, ma ei tea, kui siin Immanuel Kant istuks minu asemel praegu, siis ta võib-olla lihtsalt jookseks minema õudusest, sest et ma ei tea, kuidas ta sellega heitleks selle vastu, sest et kui me mõtleme ikkagi sellisest kantiliku eetika perspektiivist, siis nagu ma aru saan, kui tõe rääkimise kohustus on meil moraalses plaanis, siis on ta absoluutne.
ja see, mida te seal teete, on amoraalne. Tähendab selles plaanis, et te isegi ei vaevu seda tõde taga ajama. Et kuidas niimoodi saab. Aga siin muidugi teisest küljest avaldub ka see, et filosoofid on läbi sajandite kaldunud ilmselt ratsionaalsust ja tõde mõnes mõttes, ma ei taha öelda üle tähtsustama, aga seda on sedavõrd pjedestaalile tõstetud, et see muutub elukaugeks ja võib-olla on kogu aeg elukauge olnud. Et tõe rääkimine kui ideaal ja norm on iseenesest suurepärane, aga praktilises elus või ka siis mõtteeksperimentides, mida on Kanti eetika vastu ka konstrueeritud, asjad ei käi lihtsalt niimoodi. Ja kui patsient tuleks selle oma patoloogilise valetamisega murega hoopis, siis psühholoog ju tegeleks sellega ja siis tõesti võib-olla on tõe rääkimine eesmärk omaette. Siin jääb ta lihtsalt kõrvale või ütleme vähem tähtsaks. Ta ei määratle ülejäänud tegevusi. Ja tõesti, jah. Inimene rikub üldkehtivat moraaliseadust iga päev. Aga me tegelemegi sellega, et meil võikski olla, meil on väga amoraalne osakond selles mõttes, et selles mõttes sellepärast nad tulevadki, et inimesed lähevad nii iseenda, mitte ainult ühiskonna moraalinormidega vastuollu. See muutub talumatuks neile. Nad ei taha selliselt jätkata. Ja. Aga siin vist ka veel mängus see, et nagu sa algupoole ütlesid, et mõnes mõttes on see nagu juba sundkäitumine või see tuleneb kuidagi neist enestest üsna nii loomulikult selles olukorras, kus nad parasjagu on, et siin ei ole meil isegi tegemist sellega, et inimene kaalutleks väga palju, et kas valetada või mitte, vaid ta valetab rutiinselt. Ja see on ka tahtest olenematu joomise puhul, kus ta võib mõelda selle kohta nii ja naa, vaatamata sellele ta joob, siis kui valetamine kunagi oli ka enda kaitseks või selle pildi säilitamiseks, mis ta tahab endast teistele jätta, siis võib juhtuda nii, et ta jätkab valetamist ka siis, kui see pilt temast juba ammu on igatpidi läinud. Aga jätkates veel nagu eetikateooriate valguses, kas sa oled kohanud ka mõnda väga vooruslikku alkohoolikut? Sest vooruseetika on üks nagu need keskseid teooriaid normatiivses eetikas tänapäeval ja muidugi veelgi enam oli antiigis. Aga et kas võib jääda selline mulje praegu nendest sinu käealustest, et on ikkagi mingis plaanis, ütleme sellise tavamõistuse seisukohalt on ikka üsna pahelised. Küll raskesti kannatavad, ent siiski laias laastus pahelised tüübid. Kas sa oled kohanud ka mõnda sellist vastupidi, sellist samavõrd õnnetut, aga väga vooruslikku inimest, kes käitub laitmatult? Ja neid on päris palju. Et ei jääks liiga ühekülgne pilt nendest inimestest. Et see diapasoon on tõesti väga lai ja meil küll ei ole siin kloostreid, aga munkadel omal ajal oli sellega tõesti probleem, et muus mõttes väga vooruslikud, kuid alkoholiga liialdamine pandi neile aeg-ajalt ikka pahaks. Ja tõesti on meil ka inimesi, kes teiste poolt on pea pühakuks peetud ja pühad jotad. Just, kuid siiski see häda on küljes. Paljud neist muidugi, kellel on ütleme selline ühiskonnas selline tundlik roll, näiteks õpetajad, direktorid,
või kohtunikud, politseinikud. Loomulikult nad püüavad varjata, kui neil on alkoholisõltuvus. Ja loomulikult võivad nad muus mõttes olla täiesti laitmatud ja et nad joobes peaga kindlasti midagi vääritut ei teeks, aga sõltuvus hakkab nende enda keha ja toimimist lihtsalt mõjutama. Nad ei taastu ära, nad ei saa olla see sama nagu, et nad ei saa hommikul tööle minna näiteks, eks ju. Sest et joogikogus on liiga suur, see ei ole veel alla läinud. Ja sarnane küsimus mõnes mõttes siis lähisuhete kohta, et kipub ju tekkima kergesti pilt, et alkohoolikuga on ilmtingimata raske või võimatu koos olla. Aga kas võib olla ka nii, et kõik on ikkagi suurepärane, kuigi üks pool on alkohoolik? Sest ma tean selliseid narkomaane, kes saavad väga hästi eluga hakkama. Või vähemalt mingi pikema perioodi jooksul. No, või kas see on vältimatu? Kas on, et tekib mingi õudne jama nagu lähisuhete tasandil? Lihtsalt küsides. No, see on praktiliselt vältimatu või ei pruugi olla? Ei ole. Jällegi, et kuivõrd need asjad kokku klapivad omavahel ja vahel on täpselt see hoolitsev partner ja alkohoolik moodustavad suurepärase harmoonilise tandemi ja elavad elu lõpuni, nii et pole isegi. Ja kõik, mis siis sõltuvusele lõivuks läheb joodikul, kompenseeritakse teiselt poolt selle hoolitsejalt. See ongi võimalik, et selle küsimuse arenduses, et kas siis tähendabki, et peab olema kaassõltuvuslik suhe selle jaoks, et alkohoolikuga suhe toimiks? Sellel konkreetsel juhul küll peaks olema, aga on ka teisi võimalusi. Ja, et see ei ole nüüd ainus. Aga jah, sellisel juhul, kui teine hoolitseb ja saab selle läbi olla hea inimene, ja rääkida alati tõtt. Jah. Ja talle leidub alati, teised tunnevad kaasa talle ju. Selles mõttes ta saab tunnustust. Tema on ju hea. Aga väljaspool seda, et oleks kaassõltuvus, täiesti No ikka on neid paare. Lihtsalt tuleks isoleerida selle teise poole väga suurt osa. No jällegi, ega see sõltuvus kohe me ei pea mõtlema äärmusest. Kui ta on seal kuskil keskel, siis see on täiesti talutav ja kui nüüd partneril on piirid paigas ja ta ei võta seda hooldaja, hoolitseja, varjaja rolli endale, siis ei pea sealt tekkima mingisugust kaassõltuvuslikku suhet. Lihtsalt tõenäoliselt mingil hetkel ta otsustab, et ta ei taha selles suhtes olla. Teine on ju, kui mõlemad joovad, siis ka ei ole probleemi. Või põhimõtteliselt saab ju elu lõpuni ka ju täiesti rahulikult. Kõigil ei tekigi sõltuvust. See, kui kogu aeg häirekell on üleval ja mõtleme, et nüüd on sõltuvus. Jah. Sõltuvus tuleb välja alati takka järgi. Ega nagu ette ei tea seda. Nüüd pärast aru. Sest et on palju inimesi, kes joovad regulaarselt, kõvasti, terve elu, ei saa neist sõltlast. Tee või tina. Ma küsiks nii, et kui palju siis võiks näiteks inimene kuulata võib-olla kellegi kõrval isiku arvamus selle kohta, et sõltlane. Kui tõsiselt peaks seda võtma? Nagu ise. Ja mis küsimus tal on? See oleneb sellest. Näiteks, et sa ma ei tea, et lõpeb ära see joomine, et sa oled varsti valmis alkohoolik.
ütleme niimoodi, et mitte selle jaoks ei ole meil seal meeskond spetsialiste, et öelda seda, mida isegi naabrikass võiks talle öelda. Et see, et tihtipeale meile heidetakse lausa ette, miks te ei öelnud talle, et ta peaks vähem jooma. See ei ole meie eesmärk. Ja tõesti, mida see annab sellele sõltlasele juurde, kui ta kuuleb seda sama, mida kõik ta lähedased räägivad. See kõik on tõsi, aga kuidas see aitab? Ja siin on ka, kui eetikast rääkida, et kui eetiline on siis see, et keegi tuleb abi küsima ja me anname talle hoopis kohustuse või rakendame talle nõudeid või ähvardame teda surmaga. Aga võib-olla niipidi siis küsida, et kas teil praktikas on ka seda ka juhtunud, et keegi tuleb ja ütleb, et kõik sõbrad ütlevad, et mul on nagu tõsine probleem, aga teie tegelikult ei, ja tema enda jaoks ei ole probleemi. Ainult siis see ongi, et teda häirib see, et kõik teised ütlevad, et on probleem, aga siis te koos jõuate nagu tulemused, et aga pole midagi teha, et ei ole enam sõltuvus. Ei ega küsimus ei olegi see, kas me paneme sellele sildi sõltuvus või mitte. Et see, mida me hindame esimestel kohtumistel, ligi 1,5 tundi, ligi 100 parameetrit moodustavad väga erinevaid elutahke. Ja tõesti, me vaatame hoopis mitte ainult inimese probleeme ja kindlasti mitte ainult joomiskäitumist, vaid pigem ka selle inimese tugevaid külgi, sest selle terve ja alles oleva osa külge saab mingisugune abi ja ravi kinnituda, mitte katkise osa külge. Ei keskendu sellele, et me räägime ainult joomisest seal. Eesmärgiks on parem toimimine, mitte joomise maha jätmine. See võib-olla tundub imelik, aga meid aetakse millegipärast karskusühinguga segi. Me ei ole seda. See institutsioon on olemas ja vajalik ja kõik on okei, aga lihtsalt meie haiglas tegeleme muude asjadega. Aga Krista, see kahjuks siis rääkima üldse nagu mingist sõltuvuse teadlikustamisest kui sellisest, kui tundub, et üks osa on inimestest ühiskonnast on niikuinii sõltlased ja siis veel suurem ja pool peidetud osa on need sõltlased, kes tegelikult, kellel ei väljendu see sõltuvusega, vaid kes timmivad seda tungi kogu aeg. No see ongi nüüd, et küsimus, et kas me peame nagu seadma eesmärgiks sõltuvuse väljajuurimist või on meie eesmärgiks, et kui kellegil on kujunenud välja sõltuvuse ja see lõhub ta elu, aidata uuesti saada oma elu toimimine paremaks. Et tõesti, see ei ole eesmärk omaette, saada kindlasti teada, kas on sõltuvus või mitte ja kui on, siis kindlasti seda sõltuvus sealt küljest ära võtta. Sageli selgubki, et seda aitabki see, et inimene ei joo enam üldse või on siis tõesti sellised võimalused, et inimesel on tõesti väga lähedane suhe alkoholiga ja teie ravi tulemusel siis hakkabki vähem jooma ja saab toime oma eluga kuidagi paremini, et ta joob endiselt edasi. Ma lihtsalt ei ole kuulnud seda varianti varem, ma olen pigem kuulnud just lähenemist, kus on kõik mitte midagi ja siis sama see, et ta on alkohoolik, et see tuli väga huvitava mõttena mulle praegu, sellepärast et levinud on just vastupidi, et see on nagu see algpunkt, kas see äkki ei ole siis sammudes esimesed. Ja see on nagu väga huvitav, et mis on selle alternatiiv, siis saate avada seda. Nüüd jah, suurem osa, kes meile tulevad, ei kujuta esialgu ette elu ilma alkoholita. Ja kuna nad selleks hetkeks, kui me hakkame juba mingeid eesmärke seadma, on see kontakt ehk piisav, siis ta ei taha valetada ja öelda, et ma tahan kaine olla. Ta ütleb, et ma ei kujuta tegelikult päris hästi ette, kuidas see on.
Ja siis me esimese eesmärgina seame ikkagi kahjude vähendamise. Ehk siis kontrollitud tarbimise sellisel moel, et võimalikult vähe kahju oleks selle inimese elule. No mingi aeg jah, toimib pikas perspektiivis, kui ma võtan nüüd laias laastus, eks ju, ja Ameerika uuringud ka nüüd just pikaajalised, mis on mitukümmend aastat kestnud ja mitmesaja inimesega, nad kinnitavad pigem seda, et suurem osa need, kes alguses kontrollitud tarbimise eesmärgil hakkavad tegutsema, paari aasta pärast ikkagi valivad pigem karskuse või siis hakkavad või langevad tagasi ja hakkavad jooma mitte üldse enam kontrollitult. See on nagu esimene samm olla teadlik sellest ja see ei ole iseenesest lahendus, aga see viib paremate lahendusteni see teadlikkus mitme aasta jooksul. No võib-olla küll, ma ei tea, kui palju on teadlikkust, aga see on see, et me saame teha seda, mis on võimalik. Mitte seda, mis on õige või mis on moraalne, vaid et mis on praegu need sammud, mida saab teha temaga koos. Seda ei olegi nagu lihtne ravida, et ei ole kiireid samme, mis tähendab. Ja no, see on nüüd küll ka tõsi, et on küll kiireid samme võimalik teha, aga nad pikas perspektiivis, 30 aastat või 20 aastat välja, kui on nüüd sõltuvusmustrit ühe nagu nipsuga ära ei lülita. Nii et need muutusi ikkagi on rohkem. Aga mis on sellele alternatiividele tunnistamata sellest teemast ei räägida? Ei, selles mõttes, et inimene niikuinii räägib sellest, et tal on mingi joomisega probleem. Mis tunnistust ma veel enam sealt või ma ei tea, jah, kuna me ei käsitle seda, siis ei vaja, ta ei vaja ka alternatiivi selles mõttes, aga ja lihtsalt, et mõtlen, et see lihtsalt ei ole vaja ei ole, alguses küll mitte. Hiljem küll, jah, mingisugune võib inimesel, jah, see teema tuleb mingi hiljem, see just, mis mu enesepilt on ja kui see seal sees on, siis tuleb see sealt välja saada küll. Mind huvitab siin juures nüüd see, kuidas mõjutavad selle kõike ühiskondlikud hoiakud. No karskusliikumist sa juba mainisid ja see on ka kunagi, eks ole, olnud Eestis palju tugevam, kui ta on praegu. Ja ühiskonnad on erinevatel ajastutel ja ka samaaegselt. Mulle praegu siin kuulates tuli meelde, et näiteks, et ma ei tea, kas see on nüüd muutunud viimastel aastatel, aga varem oli küll niimoodi, et kui sa tahad Rootsis nagu normaalset õlut osta, siis sa ei saa seda supermarketist. Toodetakse täpselt sama labeli all mingisugust 2,5% mingit naljakat asja. Ma räägin sellest praegu siis selle käsitööõlle buumieelsest ajast ja kui ka alkovabad õlled ei olnud veel nii kaugele arenenud, kus nad on praegu. Ja sa tahad osta normaalset õlut, sa lähed supermarketisse ja sa ei saa seda, sest et on selline riiklik poliitika. Ja minu meelest, et siis kui sa seda ikkagi tahad saada, siis hindadest ärme räägi, need on nagunii Skandinaavias jubedad. Aga siis sa pead minema sellesse alkopoodi, mis asub kusagil, ta ei ole seal, kus sa tahad, et ta oleks. Sa pead tegema ekstra retke ja sul kergesti seal nende riiulite vahel võib tekkida, ma ei tea, millegi pärast võib-olla ma kujutasin seda ette, aga nagu selline justkui natuke nagu väljast poolt nagu, ma ei taha öelda peale sunnitud, aga selline nagu, mis on see müksamine või nad müksavad sind nii, et sa võiksid siiski tunda end ka veidi süüdi olevana. Veidi halvasti. Ja veidi halvasti. Tegelikult see ei ole päris okei, mis sa teed, sest et me oleme ühiskonnana võtnud sellise suuna, olgem kained. Ja siis teine asi, mis mulle meenus nagu sellistest, ühest küljest on need kamitsevad ühiskondlikud normid ja teisest küljest siis on need vallanduvad, need siis nagu joomist vallandavad mehhanismid. Üks selline mehhanism on Helsingi-Tallinn laevaliiklus. Et kus ka pensionieas inimesed teevad asju, mida nad teevad seal asju, mida nad kodus ei tee, mida nad pärast tööd ei tee. Aga äkki, eks ole, see vallatu ja noor
see on nagu, nad isegi ei tule, ei pruugi tulla ööseks Tallinnas maale, vaid nad uinuvad seal, kus nad uinuvad laevas ja käib täiesti pöörased sündmused ja inimesed kaotavad kontrolli enda üle ka see nii-öelda siis väärikas eas ja siis on nagu ühesõnaga toimub selline nagu väljasõit alateadvusse või midagi niisugust, ehk siis Tallinna poole, aga ei pruugi isegi kohale jõuda sinna päriselt. Või kui, siis minnakse maale selleks, et minna lähimasse selleks sinna seatud supermarketisse, et võimalikult suurde alkopoodi. Te olete näinud neid seal laevade peal, kuidas inimesed ostavad kaasa ja jällegi ma tahan rõhutada, väärikas eas inimesest ka ostavad kaasa lausa pealt näha uskumatutes kogustes lahjemat ja kangemat alkoholi, nagu jääb mulje, et nagu tundub nagu, ilmselt seal on mingisugune selline tarbimishullus juba ka või vähemalt ostuhullus, et kas neil seda kõike vaja läheb, ma ei tea, aga sellised tohutud kastid, nagu sa vaatad nagu silmad pärani. Kuidas sa seda nagu, ma ei tea, kas siin oli õieti küsimustki, aga ma ei tea, kas see tekitab siis mingisuguseid mõtteid, et kas sa puutud näiteks kokku ka selliste nagu, kus me siin elame, tead, aastasadu, eks ole, kultuuride erinevas pingeväljas. Kas niisugused erinevate ühiskondade tavad, tõekspidamised ja ka siis mingisugused kultuurilised, võib-olla etnilised eripärad tulevad mängu? Tulevad küll ja loomulikult nagu joomareisid on just see, kui sa oled olnud väga ontlik kodanik tükimat aega oma külas, oma linnas, oma alevis, oma seltskonnas, sa ei saa niimoodi juua. Sul on piirid paigas. Selleks tuleb minna välismaale. No kõige odavam lihtsalt on tulla sealtpoolt lahte Eestisse, aga käiakse ju joomareisidel Türgis, Itaalias, Prantsusmaal, Hispaanias, kus iganes. Tähendab põhiline, mitte enda kodus. Ja täiesti sihipärast joomist harrastavad või joomareise harrastatakse mujal ka, ei ole ainult see. Ja nüüd see moraalne aspekt ja see, et nügitakse või püütakse jätta mulje, et ka aktsiiside tõstmine, kättesaadavuse piiramine, neil on väga selge statistiline mõju joomisele. Lihtsalt ta ei ole lõputu, ta ei ole selline lõputu vahend, mida saab väänata ja jõuda siis kuskile nulli. Või eraldi küsimus on, miks ta peaks üldse nulli jõudma. See on omaette teema, et kuhu maani ja miks seda teha. Aga ma võib-olla panen siia järgmise toreda lause, mida ka vist olete näinud. Ta peab ise tahtma. Kuidas see lause tundub? Kanti terminoloogias on see maksiim, mille kehtivust tuleb alles läbi katsuda. Nii, aga kui ta juba peab, mis see tahtmine sinna puutub? Minu jaoks on selles nagu vastuoluline. Minu arust on väga vastuoluline. Et kui peab, siis tahtmine ei ole nii oluline. Räägime siis seda, et me järjekordse nõudega tuleme lagedale. Mitte, et siin on üldse tahtmisega midagi pistmist. Ja sõltuvus on selline asi, mis hakkab seda tahteelu ju kõigutama, nagu enne natuke mainisingi. Et ta ei saa selle tahte peale kindel olla. Seetõttu sellise nõude panemine ja kus eesmärk on veel mitte eesmärk. Mitte juua. Istun siit väga vastik ilm, oletame, ei taha üldse käpakesi lumiseks teha. Istun taksosse ja hakkan taksojuhile ütlema. Nii, vaatame siis. Lõunakeskusesse ma ei taha minna. Vaksalisse, ei, sinna ma ei taha minna.
et noh, neid mitte eesmärke võib ju seada palju, aga et sorry, aga kuhu siis minna? Et taksojuhil hakkab mingi hetk üsna pahaseks võib saada. Et see, et millegi pärast just väga värvikad on need joodikutega seotud uskumused ja nad moodustavadki või punuvad sellise puuri või võrgu, kus nii lähedased kui need inimesed, kes abi vajavad, ise kinni sees on. Aga kui tal ei ole seda tahtmist mitte juua? See on loomulik, jah. Kui tal seda ei ole, et kuidas te teda siis ravite? Oota, mis tahtmine see mitte juua tahtmine üldse on? Mul tekib nagu see, ma ka kahtlen, et selline asi on olemas. Tahtmist kaineks jääda? Kaineks saada kõigepealt. Kaineks saada on üks asi, aga kaineks jääda on palju raskem. Kas see tahtmine, ikkagi mulle tundub, et alkohoolikutel või just nendel, kes on sõltuvuses, et neil ei ole ju ainult mustatud päevad. Neil on ka väga teadlikud päevad, väga tervid päevad. Et kas see tahtmine väljendub ka selles, et ma ei taha enam nagu võib-olla see mitte joomine, jah, kõlab nõmedalt, aga tegelikkuses kui inimene mõtleb inimene, et tal on see hea aeg, mis võib kesta ju, ma küll see võib kesta ka kuid, ja ta seal suudab ära sellest, et see on see, ma ei taha enam sinna sattuda. See sattumine on joomine, et ta võib teha sealt teisel ikkagi, ma praegu tean, et ma ei taha juua enam. Ja siis nagu, et see selgituseks võib samas ju, ma võin ise mitte tahta või ma ise tahta juua. See nagu ikkagi... Ja, ei, see on, aga et kuna ma rääkisin just sellest, kuivõrd sõltuvus ise kõigutab seda, et see võib olla täpselt see, et kui ma tsüklist olen pääsenud, mul on esimese päevad, iga päevaga läheb paremaks olukord. Ja ma tean, milline põrgu kontrasti printsiibil, nagu see põrgu paistab nagu nii jube, siis loomulikult ma ei taha mitte mingil juhul sinna tagasi sattuda. Aga see mitte tahtmine sinna sattuda võib olla ka selle käivitav jõud, et see abi otsida. Võib. Isegi kui sõltuvuse ajal, ma ütlen, alkohol mu parima sõber, ma pole kunagi sellist sätut öelnud sulle endale, siis tegelikult see käivitab või abi otsimise vajadus. Samas seal on väga keeruline abi otsida, sest ma tean, et mul läheb iga päevaga paremaks. Ma tean, et ma enam ei joo lihtsalt, sest et seda usutakse olevat pääseteed. Paraku, et kõik oleks hästi, kui ainult ei jooks. Aga see ei vasta tõele. Kui see nii oleks, siis ei oleks jälle meil tööd. Paraku on. Aga ma küsin, et mis on see, kas üldse saab rääkida, et kuidas see inimene tavaliselt jõuab siis ravile või arsti juurde, et minu isiklikud kogemused või nagu loodus, ma olen kuulnud, on ikkagi see, et alkohol või nagu tsükkelini jõudnud siuksesse faasi, kus inimene viiakse siis nagu raviasutusse, et kas see on pigem tavapärane või on ikkagi ka inimesed, kes ise tulevad mitte teaduse? Ei, enamus tulevad ikka ise. Need, kes nüüd vältimatu abi korras tuuakse, neid on ikkagi vähe. Ja enamus inimesi pöörduvad ise. Nad näevad, et nende elus on joomisega seotud nii suured kahjud või nii suured riskid ja ohud ja nad pöörduvad ise. Ja siis on muidugi meil ka lahke kohtusüsteem, kes suunab päris massiliselt. Ongi, et neil on kohustus pöörduda vabatahtlikule ravile. Mis on, need on, aga las ta olla. Ja tõesti, nende siis positiivne motivatsioon on väga madal ja negatiivne motivatsioon on väga kõrge, sest et nad teavad, et kui nad ei pöördu, siis neil pööratakse täitmisele, nii et pööratakse neid. Nii et tulevad ja loomulikult see ei ole nende otsus. Aga kui palju just nendest, kes tulevad siis abile, et kui palju tegelikult nagu, kas on mingi statistika, mis ütleb, kui juba abile, kui nagu tuldud on või siis kõik, kas kõik on öelnud, et sa pead minema, kui palju tegelikult sellest kasu on, et kui palju siis saavad kuidagi, me ei pea ütlema siis kaineks, eks ju, lõpuks võib-olla siis mingi perioodi jooksul, et suudavad mitte juua, aga et kui palju tegelikult abi saavad sellest praeguses süsteemis, mis siis peaks aitama? Meie oleme tegutsenud seal ainult 5 aastat, 5,5 nüüd, või 5 ja mõned kuud. Ja hakkasime nullist pihta ikkagi ja selles mõttes meil on ligi 2000 inimest läbi käinud
ja selle statistika ma saan ehk aasta-kahe pärast enam-vähem nagu siis kirjutada ka üheks tööks kokku ja avaldada. Laias laastus on nõnda, et kui neist, kes koostööd alustavad, kellega koostöö ikkagi mingil moel käima läheb, laias laastus kolmandik saab sellest konkreetselt kasu. Aga ma ütlen, paljudega, kes on 5 aastat tagasi olnud, kõik, kes on nõus, oleme jätnud siis selle järelkontakti võimaluse kord aastas, et mitte ainult, et aasta pärast on okei, vaid et ka 2-3 aasta pärast ja teeme järelintervjuud, kus meid ei huvita nii palju, kas ta joob või ei joo, vaid meid huvitab, mis ta tegi elus, mis muutused ta tegi, mis võimaldavad tal toimida praegu teistmoodi. See on palju tähtsam meie jaoks. Aga me küsime selle kohta ka, et kui palju ja kas ta joob. Mul on üks statistika küsimus veel, et enne sai mainitud, et 60+ meesterahvad sattuvad arsti juurde, aga kui palju käib nagu näiteks naisterahvaid läbi või mis see statistika on, varjavad ja saavad nagu hakkama paremini ja ei jõua? Tea, naiste osakaal on kõvasti tõusnud, et vähem häbenetakse tulla. Ja olgem ausad, mehed joovad rohkem. Sellepärast neid saab ikka rohkem olema. Kas ma olen õigesti aru saanud, et naiste statistikat väga palju keeruliselt teha, sest naised häbenevad seda palju rohkem, et ühiskonnas joovasse naisesse suhtumine lihtsalt nii palju teistsugune? On veel? Ma ei tea, kui ma... naiste joomismuster on, et nad joovad üksinda kodus pigem, kui nad joovad ennast täiesti täis. Ei, seda küll, et ma ei räägi purju joomisest, aga joomisest üldse, et kui... Tuleb välja, et nad ei räägi sellest, et on väga hea toimivad alkoholikud. Ja sellest ei tule juttu, et need on tegelikult... Jah, varjavad osad tõesti kauem, aga kui ma räägin joomisest enesest, siis kui linna peal käia, siis ma küll ei näe, et naised häbeneksid joomist. Jah. Kodus on kui palju on neid naisi, kes varjatult joovad teistes ja kui palju mehi, kes varjatult joovad. Paarides on ikka rohkem mehi, kes lapsed kui naisi. Tavaliselt küll, ma olen sama märganud. Võib olla, et sama palju naisi joob, aga nad joovad peidus kuskil. Naised kaaluvad vähem ja nad lähevad enne koju magama, neil on rohkem purjus juba. No siiski, okei, et laias laastus on nõnda, et ikkagi naised joovad ka praegu tänapäeval nõksu vähem. Küll on trend nüüd päris nagu noorukite seal 14-18 vahemikus on, kus tüdrukute joomine on kohati tõusnud isegi poiste omast üle. Või tähendab enam-vähem samale tasemele, see statistilised vahed seal. Kui palju võiks rääkida sellest, et alkoholism on, kas on mingi staadium, kus võib öelda, et alkohol või sõltuvus kui selline, võib-olla me võiksid alkoholistust rääkima, on sümptom pigem haigus omaette, et millegi muu nagu, et kas see lõpuks võib-olla taandub selleni, et kas on mingised eeldused, et miks osadel saavad alkohoolikud, miks osadel tekib mingi sõltuvussuhe, kas või kaassõltuvussuhe või et see peale on mingi nagu kellegi toit, kellegi telekas, mis iganes. Et kas on kuidagi nagu, et on mingid asjad, mis eristavad selle, et miks võib-olla tema on, aga tema ei ole. Ma lisaks, kas need asjad võivad olla ajus? Jah, kas need on neuroloogia? Ma proovin ükshaaval. Selles mõttes et üldine arusaam, et raske lapsepõlv, rauast mänguasjad põhjustavad siis kõiki neid hädasi. Ei vasta päris tõele, aga küll, kui on olnud raske lapsepõlv ja perekonnas on alkoholism, siis see on üks neid faktoreid, mis, et kui nendest peredest pärit inimestest, kes hakkavad jooma, saavad nagu suurema tõenäosusega alkohoolikud. Nii, ütleb... See on väga huvitav, mul ka oli kunagi üks, kui ma olin veel noor ja tema oli 18-19, tema ütles seda, et minu isa on alkohoolik ja mul ei ole sellest pääsu.
nagu noormees, kes oli väga noor ja ta oli veendunud, ta juba tegelikult elas enda elu väga põletavalt, ta väga liikus sinna teel või tagantjärgi võib seda öelda ja ma täpselt ei tea, kas ta siis täitis oma eesmärgi, et mul ei ole sellest pääsu või nagu, et kas ta võitles selle vastu, aga ta tegi. Väga huvitav. Just, jah, et me vaatame kohe see saatuse mudel. Saatuse mudel, jah. Et me vaatame need mõttemudelid üle, aga just see, no vaatame siis mõttemudelid, jõuame sinna pärilikkuse ja saatuse. Võiks pilgu peale visata, sest need on väga head. Siis see, et see jääb kõik, et ta jääb kogu eluks, eks, et korra oled alkohoolik, see on ka üks müütidest, mis on suhteliselt see selline, mis jälle segab ravile tulekut või abi saamist, sest et ma tean, et minuga on eluaeg nii, ega põhiline, kui ma ei jooks, kui ma ei joo, mida siin ravida. Et ma tean, et ma olen eluaeg alkohoolik edasi. See ei võtta teile, et jääb kogu elu? Oleneb kellele jälle. Võtame konkreetse inimese, siis vaatame. Ei no, kui need 6 esimesed tunnused kohal ja võib siis olla nagu mitte öeldakse kaine alkohoolik, vaid terve inimene. Võib olla paranenud, jah. Mina väidan nii ja mul oleks väga keeruline nagu oma tööd teha, kui minu uskumuste puur oleks teissugune. Okei, ja siis arvamused joodikuteks saavad need, kellel ei ole iseloomu või see on nõrk või halb. Tõesti, seos temperamendiga on leitud. Aga vaatame siis joomatõve mudelid. Moraalne mudel on kõige vanem mudel, kõige levinum. Ta laias laastus ütleb seda, see, kes joob, on halb. Ja halb on ta sellepärast, et ta joob. Ja see on siis ühiskondlikult väga kasulik mudel. Vana-Kreekast alates on seda kasut, ma arvan, Hiinas ka, sest et oma purjusolekut tuli hallata. See teeb meil võimalikuks selle, et me suudame teiste inimestega ja avalikes kohtades käia ka siis, kui me natukene oleme napsitanud. Ja moraalne mudel võimaldab igasugu piiranguid, neid samu, millest sa rääkisid siin, et oleks natuke ebamugav tunda ja et aktsiise panna ja keeldusi ja käskusi. Ja moraalne mudel ütleb meile, mis on õige ja ütleb joomise kohta, et see on vale. Või äkki on sul... Ma arvan, et mõttekas need farmakoloogiline mudel ütleb, et süüdi on halvad ained, see tähendab, et tuleb võtta halvad ained ära panna, head aine tasemele, kõik on korras. Väga palju häid farmakone on selle järgi ka leiutatud ja kasutusele võetud ja tõesti. Ainuke mure on see, et inimene kaob ära. Põhimõtteliselt tuleb, astub sisse, ütleb, andke mulle nüüd selline rohi, et ma kunagi enam ei jooks. Ja ei tahaks ka. Ei ole leiutatud sellist rohtu. Muidu oleks jälle lihtne. Nii et edasi sümptomaatiline mudel, et joomine on märk millestki, mis oli varem. Tõenäoliselt millestki jubedast, millestki, mis mingist traumast reeglina. Lapsepõlves, alateadvuses, veel kuskil, eelmistes eludes. Aga märk millestki. Väga kasulik mudel, sest et tõesti ei ole mina märganud, et oleks keegi sõltlaseks saanud, ilma et tal ei oleks seal taga midagi. Ilma et ei oleks, et alkohol reguleerib tema meeles või tundeelus mingit asja, mida ta ise ei saa reguleerida. Tõesti, täitsa olemas. Õppimise või sotsiaalne mudel. Sündisin, ei olnud joodik, jõin, tegin korralikult õppetööd, sain joodikuks. Et siin võib sotsiaalset mudelit või õppimise mudelit võib vaadata kahte pidi, et me võime hakata ühiskonda ümber tegema. Sest tõesti, kui oleks teistsugune ühiskond, vaevalt ma jooks.
Või siis võime vaadata ka nii, et kui on õpitud külge, saab õppida ümber. Pärilikkuse või saatuse mudel on see siis nüüd, kus et isa oli joodik ja vanaisa oli joodik ja vanavanaisa oli joodik. No järelikult saab ka minust joodik. Siiski, kui me vaatame perekondi, kus on mitu last, siis reeglina selleks mustaks lambaks või joodikuks või halvaks saab üks neist. Teised ei saa. Tihtipeale osad hakkavad alkohoolikute peres hakatakse pigem karsklasteks ja võitlevateks. Nii et kui pärilikkuse roll oleks nii suur, siis me ei näeks sellist pilti, et erinevad lapsed täiesti erinevalt just suhtes alkoholi on. Ja saatuse mudel jah, et kui see on juba tulnud, siis see jääb. Muidugi siia võiks, kuidas nõiduse mudel oleks. Et needus näiteks. See läheb siin mitme asja alla vist. Tähendab, sa mõtled, et kui keegi on sinu peal rakendanud nõidust teinud sinust alkohooliku. Kuri vägi on minu sisse tulnud. Aga sellele on vastu nõidus olemas. No, kui piisavalt õige nõid leida. Ja praegu nõiduse mudel toimib väga selles mõttes ampullid, kus valge kitliga inimene lõikab tagumiku augu, paneb sinna graanulid ja ütleb, et nüüd sa enam ei tohi juua, sest sa sured ära. Laserkodeerimised, no meeletult palju igasugu rituaale, mis on puhtalt siis minu jaoks on nad nagu inimese usu peale toetuvad, aga võib-olla täiesti on neil seal mingi maagiline tegevus siis mõnel ka. Kuna mina töötan haiglas, siis ma sellest suurt midagi ei tea ja kuna me ei kasuta laserkodeerimist, eriti alateadvuse oma, ma ei ole näinud. Ei saa hakkama, ütleme ausalt. Et siis nõiduse või needuse maha saamiseks võib-olla ongi mõistlik käia kuskil vastava ala spetsialistide juures. Loomulikult. Mitte proovida haiglas sellega tegeleda. Siis kroonilise närvisüsteemi haiguse mudel. See on nüüd veidi erinev, et sõltuvus kujuneb pika aja jooksul ja muudab meie närvisüsteemi toimimist. See tähendab, et ka selle ravimine me peaksime kõigepealt selgeks tegema vaadeldes närvisüsteemi, kas seal on see haigus olemas või ei ole. Kas ta toimib tavapäraselt või toimib nagu sõltlane. Kui me saame sellest aru, siis me peaksime vaatama, kuivõrd see närvisüsteem veel töötab. Kas seal on äkki toimunud mingid muutused, mida tagasi ei pööra. Sealt me saame nagu selle ravipiirid. Kui on pöördumatud muutused, siis pole mõtet teha nägu, et me ravime seda. Et siis tuleks vaadata hoopis inimese võimalikult mõistlikke elutingimusi ja võib-olla siis alkoholi ligipääsu piirata, et see on eestkoste küsimus tihtipeale sellisel juhul, kui närvisüsteem on juba väga palju põntsu saanud või ka keha. Ja funktsionaalne mudel, see on selline mudel, mis ütleb, et joomine ei teki tühja koha peale ja loodus ei salli tühja kohta. Et kui me võtame selle sama väga hästi toimiva tabureti või mis ta on, siis vabalt võib ühe jalad alt siit ära lõigata. Seisab püsti. Ja nüüd üks sõltlane võiks vaadelda ka sellist nagu 3 jalaga taburetti. Tal on see 4 jalga olemas, aga alkoholi abil on see sinna tekkinud. See kas võimaldab tal siis puhkust, ärevusega toimetulekut, suhtlemist, enesehinnang võib ka olla, tõesti. Selle koha peal küll lahknevad meie uskumused taburettide kohta. Taburettide kohta? Ma mõtlesin, et kogu tingimata ümber, kui üks jalg ära võtta. No vaata, näed, praegu see jalg on õhust tal ju. Näed? Ja nüüd küsimus ei ole see, et kui see üks jalg on alkoholist,
et me aitame inimest nõnda, et me rebime selle jala sealt küljest ära. Et ta jääbki 3 jalaga. No, seisab püsti, aga ei ole ettevaatlikult, tuleb siia peale panna ja ainult kuskil 1/3 sellest või poolt saab kasutada. Et funktsionaalne mudel ütleb, et põhieesmärk on ehitada see jalg uuesti ülesse. Nii et see esimene, mille üle tavaliselt jauratakse, et kuidas saaks, et inimene ei jooks, on isegi mitte pool, vaid see on esimene sammuke selles. Ja meie tegelik eesmärk on ehitada toimiv jalg siin. Ja seda funktsionaalset mudelit me muidugi ravis kasutame. Ja kindlasti ei pane me kellegi teise mingisuguseid mudeleid pahaks või see, mis mudel on inimese peas, on see koht, kus me hakkame koostööd tegema. Kui ma lähen kohe ja tambin teda ja ütlen, et see ei kõlba kuhugi, siis ma ei saa ju koostööd teha. Nii et need inimese uskumused on ülimalt olulised just ravi alguses. Mõista ja proovida teha koostööd. Ja sama lähedastega. Need lähedaste uskumused, mis justkui segavad ravi, see ei tähenda, et me peaksime seda halvaks panema neile. Aga me ei saa nende järgi talitada, sest et siis me satuksime samasse hätta, kui need lähedased ise on. Ma ei tea, mudelitest vist kõik. Tähendab, ma tahtsin just selle koha peal küsida, et mis sa ütlesid ühe mudeli puhul, et see on see, mida kasutatakse sinu töös. Aga et mida need mudelid nagu esindavad, et siin on mõned, mida sa ilmselgelt nagu ei kasuta või pead? Ei, kasutame kõiki. Kas need kõik tulevad mängu sinu töös? Aha, sest ma tahtsin, sest sama hästi võiks mõelda, et siin on osa neist on aegunud või mingil viisil kuidagi rahvalikud eksitused. Et kõik need on tegelikult mängus nende inimeste nõustamisel. Just, ja iga mudelil on nii oma helge pool või kasulik pool ja mingi pool, mis jälle tekitab barjääre. Ja selles mõttes ei ole ükski mudel halb ega hea. Ja muidugi see funktsionaalne mudel ei ole prinki järgi, selle me oleme nüüd ise seal välja töötanud. Selles mõttes jah, see võib-olla erinev. Ja see, et me seda kasutame, ei tähenda seda, et me ründame kõiki, kelle uskumused on teiste mudelite järgi. Ja neil mudelitel tekivad kuskil sõlmkohad ja puutepunktid. Samamoodi nagu sellest saatuse mudelist, kui see noormees, kes ütleb, et näed, mul vanaisa, isa ja kõik olid joodikud, kui tal on õed-vennad, võib-olla selgub, et see saatuse mudelil on ka võimalus ikkagi ka talle mingi võimalus vaadata seda asja teistmoodi. Aeg on vist enam-vähem otsas, aga kaassõltuvuseni me ei jõudnud. Me ei jõudnud paljude asjad, mind oleks väga huvitanud veel see uskumuste teema, aga äkki, mida saab lahata mitme nurga alt ja rääkimata deliiriumist, et mida usutakse ja mida tajutakse, aga äkki ma prooviks selle nagu redutseerida ühele sellisele peaaegu retoorilisele küsimusele või? Kas on võimalik, et alkohoolik ühtaegu usub, et ta näeb naabrikassi ja usub, et ta ei näe naabrikassi? Oleneb, mida naabrikass usub. Okei. Ja ma lihtsalt vajutan nagu järgmised slaidid. Kuidas on, kas tõesti lõikame 2 slaidi kaassõltuvusest hästi ruttu ära, sest see on oluline ja Alina kogu see näidend keskendub rohkem Alinale. Ja kaassõltuvus on enamasti varjatud hästi suure vastutustunde, hästi suure hoolivuse alla ja pühendumisele ja enese salgamise alla. Et kaassõltlased on tihti väga-väga armsad, väga hinnatud inimesed. Neile tuntakse kaasa
neid toetatakse, neist hoolitakse, neid imetletakse. Ja kui joodiku elu keerleb pudeli ümber, siis see kaassõltlase elu keerleb joodiku ümber. Ta järk-järgult võtab aina rohkem vastutust ja joodik muutub aina vastutustundetumaks. Aga pudel ei keerle. Ma ei tea. Tekkis siuke pilt ringsuhe on küll. Pudeli ümber keerleb joodik ja joodiku ümber keerleb. Ja, aga pudelit keerutab jälle see kaassõltlane. Omakorda. Sest et tema käes on ressurssi ja vastutus tihti. Ja see ringsuhe, kus alkohoolik vajab hooldajat, kes omakorda vajab seda, et teda vajataks. Sest tema tunnustus, tema enesehinnang baseerub sellel, kui vajalik ta teistele on. Mitte enda vajaduste täitmisel. Ja selline piiride nihkumine on iseloomulik ja emotsioonide üleseotus, see kokku mässitud emotsioonid on väga iseloomulikud, tähendab kaassõltuvussuhtele. Ja lähedussuhe muutub siis vastuoluliseks, kus on ka ekstreemseid rünnakuid, ultimaatumeid, ähvardusi, ülimalt intensiivne ja emotsionaalne on kaassõltuvussuhe reeglina. Nii et see viimane ongi tuksi läinud, väga tore. Kui palju teie oma praktikas nüüd olete näinud seda, et kui me räägime kaassõltuvusest, et kui ikkagi minu elu keerleb joodiku ümber ja joodiku elu keerleb pudeli ümber, et siis kas kaassõltlane on ka tihti siis see, kes selle pudeli toob, et tema üsna sageli. Tema see vajadus või see kuidagi täidetakse. Jah. Aga siis sellisel juhul alustatakse ravi siis kaassõltlasest? Ei, see, kelle kätte saame, või tähendab, kes pöördub. Et see, kes pöördub ja tihti kaassõltlased muidugi ütlevad, et kuulge, mul ei ole viga midagi, kuidas rumalad olete, temal on jama. Ja nad ei taha tulla ja tõesti, siin on vaja natukene kannatlikkust, hästi leebet suhtumist, sest ka nemad kannatavad ja et saaks see kaassõltlane ka abi. Meil on hästi väike kamp seal, eks ju, 6 inimest, enamus ei tööta täiskohaga ja meil on 3 pereterapeuti meie hulgas. Ühel esimestest slaididest oli, et kuidas me tunneme ära alkoholisõltlase ja on üsna nagu aru saada, miks selle alkoholisõltlase see tahte elu. Ja kuidas tahte elu on nagu põhimõtteliselt ajukeemia on nässus ja tundub loogiline, et siis tema tahte elu on mõjutatud või siuke kõiku. Aga kuidagi tundub kahtlane, et kas selle kaassõltlasel on ka võimalik lõpuks, ma ei tea, kui see on väga pikalt kestnud, leida mingisugust psühholoogilisi või keemilisi muutusi tema organismis, et miks tema sellest välja ei? No pigem on need psühholoogilised ja jälle funktsionaalsed. Et kui minu heaolu sõltub sellest, kui vajalik ma teistele olen, siis mul on vaja partnerit või last või vanemat, kes oleks hädas pidevalt. Siis mina kangelaslikult päästan üleinimlike pingutustega seda ja siis ma saan tunnustuse, siis ma olen midagi väärt. Aga kas kehtib ka näiteks, et almus peab suurema? Ei, seda ma ei tea. Ära nüüd selle kohta on selliseid... Kangelaslikkuse kasv või? Ja neid on, aga siiski see ei ole reegel. Et tegelikult see kaassõltuvus ju 70ndate lõpus Ameerikas üldse tuli välja tänu sellele, et terve hunnik alkohoolikuid seal mõnes linnas suudeti ravida sinna maani, et nad püsisid kained. Ja siis hakati vaatama neid, aga nende perekondades tekkis, nende perekonnad käitusid jätkuvalt selliselt, nagu nad oleks alkohoolikud või keegi perekonna liikmetest. Pidev valvamine, pidev nagu piiramine, vastutuse võtmine, nii kui läks poodi, ei tulnud
eeldataval ajal kohe tagasi, siis enam-vähem helistati haiglasse kõne, et nüüd on läbi, et nüüd sõitke peale nagu. Et avastati just, et mitu aastat hiljem ikkagi see kestab. Et selles mõttes ta ei ole päris ta ei ole sugugi välja mõeldud asi ja kui te Aliinat vaatate, siis samamoodi te näete, kui palju mõjutab tema elu see. Ja kui mõelda nüüd, et mis asi see alkoholism on, et jah, närvisüsteem on kahju saanud või ja kehalised kahjustused tekivad, aga et vaimuhaigust ei ole. Hinge häda. Hing on haige, aga vaimul pole häda midagi. Kui meil on hing. Aga nad ütlevad, et hing on haige, aita mind. Aga teistel ei ole? Ei, teistel on ka hing haige. Aga vaimuhaiguseks mina ei ole pidanud, see on deliirium või joomahullus, siis see sarnaneb nagu vaimuhaigusega, aga kus ma siis nagu selle kaassõltuvuse puhul seda joont enam-vähem tõmmata, arvestades, et kõik on subjektiivne, et kui ühes skaala otsas on nagu ma olen hooliv inimene, et see on nagu minu enesepuhan, mis hetkest on see, et ma võtan nagu liiga palju vastutust või võtan vastutust teise inimese käest ära või et tekib selline nagu kontrolliv või valvav või vajaduspõhine. Seda on kõige lihtsam mõelda niimoodi, et piirid, mis ühel täiskasvanul inimesel on iseenda ja oma tegude eest vastutamiseks, on nihkunud. Et keegi teine vastutab mingite osade eest, mille eest tavaliselt inimene peaks ise vastutama. See on kõige iseloomulikum, mille järgi ära tunda. See, kuidas need muud asjad seal on, või kui emotsionaalselt või kui hoolivalt väljendatakse. Et siis definitsioon käib ikkagi selle nagu teise inimese kaudu, et mitte nagu selle kaassõltlase, vaid et kui palju teine inimene on ära andnud? Me võin teistpidi ka. Et tihtipeale on see puudutab lähedussuhet, kus siis kaassõltlane kirjeldab, kui palju ta mõistab ja kui detailselt taimab igast hetkest, nagu, mis tema partneri sees toimub. Ja siis samas kirjeldab seda sõltlast, et ta ei hooli mitte millestki, tal on kõik suva. Kui me räägime lähedussuhtest, siis on selline lähedussuhe, kus ma räägin, et mina olen sulle väga lähedane, ma olen seal kohe sinu varvaste vastas. Aga samas tema on kaugel. Kuidas saab olla nii, et samal ajal lähedane, kauge. See on üks sümptomaatiline, millest saad aru, et selles suhtes on midagi veidrat toimumas. Minu meelest üsna tavaline suhe. Üks on nii lähedane, teine kauge. Ma ei öelnudki, et see tavaline ei ole ju. Aga see sõltuvus igatahes tuleb seal näidendis väga kujukalt esile minu meelest, et ma just eile lugesin ja kindlasti tasub vaadata, eriti pärast seda vestlust muidugi. Ei tõesti, see on üsna selline jõuline, lühike, aga jõuline tükk. Sellega me siis tõmbame otsad kokku.